Head ajakirjanikud, head otseülekande jälgijad, alustame tänase valitsuse pressikonverentsiga. Teie ees on täna peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning keskkonnaminister Tõnis Mölder. Esmalt on sõna peaministril. Ja aitäh, tere päevast. Peame alustama loomulikult koroonaviirusega seonduvast, et tõesti me tänasest oleme liikunud kõrgele riskitasemele ehk punasesse tasemesse ja meil on tänase seisuga haiglas juba 342 sümptomaatilise COVIDiga haiget inimest. Ja haiglajuhtide sõnul on enamus inimesi neist vaktsineerimata ja see haiglate koormus on ikkagi endiselt kasvamas, nii et seetõttu on see olukord väga muret tekitav. Kindlasti oleks üks sõnum see, et vaktsineerimisvõimalusi on väga palju loodud, palun vaktsineerige ennast, sest see aitab selle haiguse leviku vastu, aitab seda haigust mitte nii raskelt põdeda. Aga teine sõnum on see, et kui te tõesti olete seda meelt, et te mitte mingil juhul vaktsineerida ei soovi ja selliseid inimesi on Eestis kuskil 13–15%, siis kuna nakkuse levik on väga kõrge, siis palun ärge teie minge välja, ärge minge mitte kuhugile, ärge kohtuge teiste inimestega, sest kui teie selle haiguse saate, siis seda haigust te tõenäoliselt võite põdeda väga raskelt ja see on just selleks vajalik, et tegelikult haiglavõrgult seda koormust ära saada, sest et kui haiglad lähevad täis COVID-i haigeid, siis peavad haiglad piirama plaanilist ravi, mis tähendab seda, et inimestel jäävad kokkulepitud liigeseoperatsioonid tegemata, kokkulepitud ravi jääb saamata ja seda me ju tegelikult keegi ei taha, et kõik teised inimesed, kes on käitunud vastutustundlikult, on ennast vaktsineerinud, kaitsnud, on siis teinud kõik selleks, et seda viiruse levikut pidurdada, aga neil on mingid muud haigused, mingid muud mured, et nemad siis ei kannataks. Ja meil on siin nüüd hommikul olnud pikemad arutelud, eile ööni läksid pikemad arutelud selle üle, et mida siis praeguses olukorras ette võtta. Milles meil on ühisosa on see, et peame looma juurde positiivseid stiimuleid selleks, et vaktsineerimist toetada. Nii on arutusel siis perearstidele täiendavate preemiate maksmine, kui nad saavutavad mingi kokkulepitud verstaposti, näiteks 80% hõlmatust oma nimistus. Samuti siis eesmärkide saavutamisel ka omavalitsuste premeerimine, et nad siis veel täiendavalt teeksid pingutusi. Mina isiklikult inimestele reaalset raha maksmist vaktsineerimise eest ei toeta. On varasemalt, see on ikkagi ravim ja on Ravimiamet ju öelnud ka, et selliseid asju ei tohiks omavahel kokku siduda. Nii et see minu meelest ei ole õige tee. Täna rääkisime ka siis järelevalvest. Meil osales siis ka Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, rääkis, mis järelevalvet nad on praegu teinud ja kuidas siis me edasi lähme, et nad on teinud ka 14 000 ettevõtte kontrolli, siis kuidas neid kontrollimeetmeid rakendatakse. Terviseameti palvel on olnud Politsei- ja Piirivalveameti fookus järelevalve menetluses siis maskide kandmisel nendes kohtades, kus kontrollimeetmeid siis või COVID-i tõendit ei kontrollita, aga ja on siis politsei jaganud palju maske, on läbi viinud väga palju vestlusi ja väga leebelt sellele kõigele lähenenud. Maskikontroll on tuvastanud seda, et 86% inimesi
on siis väga seadusekuulekad ja neid maske siis nendes kohtades, kus on kokku lepitud ka kannavad, et enamus inimesi on vastutustundlikud ja selle eest kõigile suur aitäh. Nüüd on ka ajakirjanduses olnud neid juhtumeid, kus teatud kohad ise hooplevad, et me ei kavatse neid tõendeid kontrollida ja siia võivad kõik tulla või inimesed hooplevad, et nad kasutavad võltsitud või siis kellegi teise tõendit, et neid menetlusi on ka päris juba üksjagu tehtud ja ma tuletan meelde, et võltsitud tõendi kasutamine on kriminaalkorras karistatav, selle eest siis saab kuni 3 aastat, võib saada kuni 3-aastase vangistuskaristuse ja tõendi võltsimise eest siis 1 aasta. Et see on dokument, seda võltsida ei tohi, see on kriminaalkorras karistatav. Loomulikult siis kas kohus siis rakendab seda kõige karmimat meedet, aga kes ei tea, siis kriminaalkaristus juba ühtlaselt see, et karistusregistrisse jääb märge, et te olete kriminaalkorras karistatud, see ei tule kellelegi kasuks, et see ei ole lihtne lugu, see ei ole mingi naljaasi, vaid see on tõsine asi. Ja nii et järelevalvest me rääkisime ka pikalt ja leppisime siis kokku, et nüüd selle järelevalve siht läheb ikkagi sinna, et kui need ettevõtjad, kes ka ütlevad, et nad ei kontrolli või neid meetmeid ei rakenda, pole teada, kas inimesed siis on vaktsineeritud või järgivad reegleid või järgi, et siis lisaks siis praegustele soovitustele siis neid menetlusi hakatakse rohkem ka tegema. Ja mille osas meil on vaidlused, on ikkagi täiendavad meetmed selleks, et seda viiruse levikut piirata, kui on olnud arutelu ja teadusnõukoda varasemalt on ka öelnud, et peaks diferentseerima siis piiranguid just selleks, et tegelikult vaktsineerimata inimesed on need, kes haiglasse satuvad, et selleks, et need vaktsineerimata inimesed ei käiks ringi sellel ajal, kui see viiruse levik on kõige kõrgemal tasemel, sellepärast, et nagu ma ütlesin, kui vaktsineerimata inimesed saavad selle haiguse, siis see võib olla väga raskete tagajärgedega ja seetõttu peaks diferentseerima piiranguid siis lähtuvalt sellest, kas inimene on vaktsineeritud või ei ole. Aga selles osas meil kokkulepet veel ei ole ja eks me jätkame neid arutelusid ka edasi. Nii et põhimõtteliselt see, mis on siis vajalik, näiteks siis vaktsineerimata inimeste siis osalemine meelelahutuses, mis ei ole vältimatult vajalik jällegi, et vähendada neid võimalusi, et see haigus siis levib nii raskelt, et need inimesed satuvad haiglasse. Ja kõik need meetmed minu jaoks on tervikpakett, nii et me peame neid arutelusid siis jätkama ja kõige tähtsam on vältida ikkagi haiglate ülekoormust ja haiglates siis sellise olukorra nii jõudmist, et muud ravi enam osutada või muu ravi on piiratud ja kogu see arutelu siis selle üle, et mida ikkagi peaks tegema, siis ka teadusnõukojast täna väga palju
väga palju konkreetseid mõtteid muidugi selle kohta ka ei tulnud, aga me siis arutame edasi. Mis on probleem sellega on see, et mis iganes sammu me teeme, siis loomulikult see peab olema toetuv ka siis argumentidele ja vastasel juhul me siis ei suuda seda hoida ka siis järgnevates kohtuvaidlustes, mida meil kogu aeg tuleb väga palju. Nii, aga positiivse poole pealt on mul ka uudiseid ja see on see, et Eesti Konjunktuuri Instituut avaldas eile uuringu, mis kinnitab seda, et meie majandus on sellest kriisišokist teisest lainest kiiresti toibumas ja Eesti ettevõtjad hindavad olukorda ja majanduskliimat positiivsemaks kui varasematel aastatel ja ka ettevõtete väljavaated lähikuudeks on positiivsed. Samuti on kasvanud tarbijate kindlustunne, mis siis jõudis septembriks ka pandeemia eelsele tasemele. Ja heameelt loomulikult teeb see, et alates aprillist on valitsus teeninud oma tegevusega ettevõtjatelt viimase 6 aasta kõige positiivsemad hinnangud. Ettevõtjad usuvad, et valitsuse tegevuse mõju on Eesti ettevõtluskeskkonnal olnud positiivne ja kui võrrelda andmeid alates 2010. aastast, siis just selle aasta kevadest on rekordiliselt suureks kasvanud siis ekspertide usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes. Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime ning keskkond on muutunud välisinvestoritele palju soodsamaks ja küsitletud ekspertide hinnangul ei kuulu ka poliitiline ebastabiilsus ja korruptsiooni oht enam ärikeskkonna põhiprobleemide hulka. Aga loomulikult on siin veel arenguruumi. Ja valitsuse istungil kinnitasime siis 15 päevakorrapunkti, sealhulgas kinnitasime Teadus-arendusnõukogu põhimääruse uue koosseisu, samuti muutsime valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärust. Nii et julgeolekukomisjon saaks siis hakata täitma valitsuse kriisikomisjoni ülesandeid. Ja täna õhtul suundun siis Lätti oma esimesele visiidile Lätti, mis on meie naaberriik, aga on olnud keerulised olud. Arutame kahepoolset koostööd, teemasid on meil iseenesest väga palju. Samuti osalen seal Livonia auhinna üleandmisel, see on siis auhind, mis antakse ühele Eesti ja ühele Läti ettevõtjale just siis selleks, et tunnustada kõige paremat Läti ettevõtet Eestis ja Eesti ettevõtet Lätis. Nii, aga minu poolt kõik. Aitäh ja nüüd on sõna tervise- ja tööminister Tanel Kiigel. Ja tervist minu poolt. Ma vaatan ka, et meedias ja mujal jääb kohati kui mulje, nagu valitsusel oleks kuidagi diametraalsed eriarvamused COVID-19 kriisi lahendamisel. Et kinnitan, et seda kindlasti ei ole. Ehk et valitsuse liikmed on väga ühel meelel, ühel lainel, et ainuke tee kriisist välja on laiapõhjaline elanikkonna vaktsineerimine ja selles suunas on ju tegelikult erinevad meetmed, nii COVID-tõendi kasutamine kui nii-öelda perearstidele, tervisesüsteemile antavad lisatoetused, ressursid ja ka meie kommunikatsioonisõnumid olnud suunatud. Paratamatult me näeme ja teame, et vaktsineerimine on jätkusuutlik tee kriisist välja. Me näeme seda Põhjamaade näitel, me näeme seda ka riigisiseselt. Ehk et ka meie enda nakatumise numbrid vaadates on selge vahe. Nendes kohtades, piirkonnas, kus hõlmatus on kõrgem, ei ole täna seda probleemi haiglaravi kohtadega, ei ole seda probleemi kõrgete nakatumise näitajatega. Ehk need riskid on olulisel määral maandatud. Teine teema, kus meil on täielik üksmeel samamoodi, on kõigi kehtestatud reeglite kontroll, nende täitmine, nende järelevalve pool. Ehk loomulikult valitsuse korraldused ei ole soovituslikud oma iseloomult. Ehk et kui me oleme kokku leppinud, et mingid üritused, mingid tegevused on kättesaadavad kas vaktsineerimistõendi, läbipõdemise tõendi või negatiivse testiga, siis nii ta peabki olema. Ja igal ettevõtjal on siin kohustus neid reegleid täita, mitte pelgalt seetõttu, et karta mingit trahvi või karta mingit sanktsiooni, vaid eeskätt seetõttu, et anda oma panus pandeemia ületamisse. Ja see, et me siin vaatame üle neid ettevõtjaid, neid inimesi, kes need reeglid rikuvad, see on aina õige lähenemine.
Seda toetab nii Terviseamet, toetab PPA, toetab peaminister, tervise- ja tööminister, siseminister, siin ei ole mingeid eriarvamusi ja mingisugust erilähenemist. Et väga kahju, et on inimesi, kes pandeemia tingimustes otsivad võimalusi reeglitest kõrvale nihverdada olukorras, kus tegelikult me peaksime kõik praegu otsima võimalusi teha veel rohkem, kui on see elementaarne nii-öelda nõutav pakett, mida kehtivad korraldused meilt eeldavad. Teine teema, kus loomulikult oleme täiesti ühel lainel, on see, et meil tuleb tagada haiglate toimepidevus. Ja terviseministrina ma saan väga hästi aru, et see on eeskätt minu vastutus, see on minu ülesanne ja tervisevaldkonna kõik töö, tegevused, pingutused, nii lisaraha suunamised, erinevate seadmete soetamised, isikukaitsevahendite kasutamised, vaktsineerimise korraldus on suunatud sellele, et me ei ületaks haiglate kriitilise võimekuse piiri. Ja siia saame me tegelikult kõik panustada. Eeskätt seda valdkonda loomulikult kureerin mina ja selle eest vastutab tervisevaldkond, aga iga inimese panus on siin kriitilise tähtsusega. Ehk et on ta olemasolevate reeglite täitmine, on ta nakkushaiguse kahtluse korral testima minek, koju jäämine, on ta vaktsineerima minek esimesel võimalusel, kes veel seda pole teinud ja loomulikult on ka see koht igale erasektori ettevõttele, igale kohalikule omavalitsusele, igale riigiasutusele, kus saab panustada. Ja avalik sektor on tegelikult siin olnud päris heaks eeskujuks. Me teame, et meie ministeeriumite vaates oleme teinud neid ja ametite vaates vaktsineerimisega hõlmatus on üldjuhul 90% juures, mitmel pool ka üle selle. Pooled ministeeriumid juba olid üle selle. Viimati kui vaatasin, praeguseks on üle pea kõik. Ehk tegelikult riik annab ka siin ise eeskuju, tervisevaldkonna asutused, haridusvaldkonna asutused, avaliku sektori asutused, et tegelikult me usaldame ja näeme, et sellest kriisist väljumise tee on läbi vaktsineerimise ja kutsun jätkuvalt üles kõiki seda võimalust kasutama. Miks me seda kordame kogu aeg ongi lihtsalt alternatiive tegelikult ei ole. Ehk et kõik need lockdownid ja lukustamised on ajutised lahendused, mis ei too püsivat võitu. Vaktsineerimine on see võtmeküsimus ja seetõttu on see ka nii-öelda üks ja ainuke üleskutse kogu elanikkonnale. Me arutame tõesti edasi valitsuskabinetis täiendavaid motivatsioonivõimalusi. Eeskätt tõenäoliselt meil on ühisosa siin, mis puudutab tervishoiuasutuste täiendavat motiveerimist, täiendavat toetamist. Me oleme seda korduvalt ka teinud läbi haigekassa. Nüüd on võib-olla vaja veelgi suuremaid rahalisi otsuseid selleks, et seda vaktsineerimise motivatsiooni tõsta, vaid eeskätt lisaressurssi on ta siis täiendava personali värbamine, kaasamine, läbihelistamiseks ja inimeste kontakteerumiseks, vaktsineerimise korraldamiseks. Loomulikult on see üks pool põrandist. Teine pool on inimeste enda motivatsioon. Et me oleme selleks suunanud abivahendeid lisaraha kohalikele omavalitsustele, hoolekandeasutustele, et seda hõlmatust seal tõsta ja loomulikult arutame selle üle, et kuidas veel nende elanikkonda laiemalt vaktsineerima saada. Aga peamine motivaator, taas siin oleme valitsuses kõik ühel lainel, ei ole kunagi inimeste jaoks raha, mis puutub tervist. Peamine motivaator on enda terviselu hoidmine, teiste terviselu hoidmine, ühiskonna avatuna hoidmine, et need on need põhjused, miks minna vaktsineerima. Mitte see, et kas toimub mingi loos kuskil, loteri kuskil, muu taoline asi. Selles vaates me oleme kõik olukorras, kus nagu professor Merits ja mitmed teised eksperdid on öelnud, on kaks valikut, on vaktsineerimise tee või varem või hiljem see viirus meieni jõuab. Ja kui ta jõuab meieni siis, kui me oleme vaktsineeritud, me põeme seda kergelt, nõrkade sümptomitega, võib-olla ei nakata üldse. Aga kui me ei ole vaktsineerimata, siis me teame, mis võivad olla need tagajärjed. Ja täna vaatasin meie kurba statistikat, hommikusi haiglaravi numbreid ja surmajuhtumite numbreid. Ööva jooksul avati 55 uut haigusjuhtu, jälle 2/3 vaktsineerimata inimesed ja suri 5 inimest. Kõik 5 inimest olid vaktsineerimata. Ehk et kogu see nii-öelda vastutegevus ja õnnestustegevus, et keegi kuskil ka nakatub vaktsineerituna ja vaktsiin pole 100% tõhus ja nii edasi, on äärmiselt küüniline, vastutustundetu ja tegelikult me näeme numbrites seda, et mis need riskitasemed on, mis need võrdlused on. Nakanduse puhul me räägime kordadest, haiglaravi suremuse juhul me räägime veelgi suuremast erinevusest vaktsineeritud isikute vahel, 10 üle 20 korrast, kui me räägime näiteks surmajuhtumitest. Täiendavalt oleme üha jõulisemalt tegelemas ka lisa- ja tõhustusdooside pakkumisega eeskätt riskirühmadele. Ehk riskirühmade puhul me räägime 65+ vanusrühmast, me räägime immuunpuudulikkusega inimestest, me räägime valitsuse suunise alusel ka tervishoiuasutuste, sotsiaalasutuste ja haridusvaldkonna asutuste töötajatest, personalist, kellel kõigile võimaldatakse tõhustusdoosi 6 kuu möödumisel esmase kuuri läbimisest.
Ja siin on minu üleskutse taas inimestele kasutada seda võimalust enda immuunsuskaitse tugevdamiseks. Eakate puhul eeskätt vaktsineerijaks on perearstikeskused, perearstid, pereõed, kes teevad tihti seda koos gripivaktsiiniga, mis samuti on tänavu tasuta kättesaadav. Haiglatest teevad tervishoiuasutused ise, haridusvaldkonnas on kas siis kooliõde või kooliõde suunab inimese siis lähimasse tervishoiuasutusse seda vaktsineerimise võimalust saama, kui on möödas 6 kuud esmasest vaktsineerimisest. Hoolekandeasutused loomulikult pakkuma koha peal elanikele ja töötajatele neid tõhustusdoose. Täna hommikuks oli suurusjärgus 5000 lisatõhustusdoosi Eesti riigis tehtud. Need numbrid hakkavad järk-järgult kasvama nädalate kuude lõikes, kuna üha rohkem inimesi hakkab olema, kellel saab mööda ka siis 6 kuud vaktsineerimisest teatud sihtrühmade puhul või laiem elanikkonna puhul juba 8-kuuline periood. Ja täpselt nii nagu esmased ja teised doosid on ka tõhustusdoosid vabatahtlikud, tasuta kättesaadavad kõigile soovijatele. Aga ma rõhutaksin seda, nagu ütles doktor Popov, et see, et meil on vabadus, võimalus otsustada, kas me vaktsineerime mitte, ei tähenda seda, et meil on võimalus ja vabadus sellest loobuda, vaid see võiks tähendada eeskätt seda, et meil on vabadus ennast vaktsineerida. Ja niipidi peaks tegelikult mõtlema. Riik on see võimaluse loonud, pakub seda proaktiivselt läbi erinevate eelregistreerijate punkti, läbi perearstide, läbi haiglate, läbi töökohtade, läbi erinevate asutuste. Kasutame seda vabadust enda elu ja tervise kaitseks, kasutame seda võimalust haiglaravi koormuse vältimiseks, plaanilise ravi avatuna hoidmiseks, ühiskonna elu avatuna hoidmiseks ja me kõik koos tuleme sellest kriisist välja. Aitäh. Nüüd annan sõna haridus- ja teadusminister Liina Kerslae. Palun. Aitäh. Nii nagu head kolleegid siin juba ees ütlesid, siis tõesti me oleme oma riskitasemelt jõudnud väga kõrgele tasemele ja kui vaadata, kus kõige enam kasvavad nakatumised, siis kõige enam on kasvanud 37% 80+ vanuses ja siis koolilaste seas 10–14-aastaste seas 36%. Kui tänane valitsus ametisse astus 26. jaanuaril, siis meil oli tol hetkel 119 koolikollet ja 53 lasteaiakollet. Täna, kus meil on oluliselt kõrgem nakatumise näitaja 100 000 elaniku kohta, on meil 93 koolikollet ja kokku 106 haridusasutuse kollet, mis tähendab, et õpetajate vaktsineeritus ja ka juba osaliselt noorte vaktsineeritus on andnud oma tulemuse, et meil on koolikoldeid vähem, aga neid on siiski väga palju. Täna on nii, et kui meil kokku on 171 kollet, siis 106 neist on seotud haridusasutustega. Ja nendes kolletes on nakatunud 937 last ja 185 täiskasvanut. Ja kui me vaatame, siis need lapsed, kes on nakatunud, need on valdavas enamuses, praktiliselt kõik ongi vaktsineerimata lapsed ehk siis nooremad lapsed, aga ka vanemad, kes on vaktsineerimata. Ja õpetajate puhul me näeme samuti, et eelkõige on nakatunud vaktsineerimata täiskasvanud koolikeskkonnas, aga õpetajate puhul me näeme selgelt ka seda, et nakatuvad ka vaktsineeritud õpetajad. Ja miks see nii on? See on sellepärast, et õpetajad on enamasti vaktsineeritud AstraZenecaga ja ka teadusnõukoda ütleb, et AstraZeneca tõhusus ajas langeb võrreldes teiste vaktsiinidega kiiremini. Ja seetõttu me tegime ka eelmine nädal otsuse, et õpetajate tõhustusdoosid või õpetajad saavad tõhustusdoosid siis, kui 6 kuud vaktsineerimisest on möödas ja see on hästi oluline, et õpetajad läheksid ja saaksid oma tõhustusdoosi, sest me tõesti näeme praegu, et AstraZenecaga vaktsineeritud õpetajad nakatuvad. Meil on koolides kehtestatud lihtsustatud karantiinikord, mis tähendab seda, et kõik need õpilased, kes on vaktsineeritud
ei pea jääma lähikontaktsena isolatsiooni, nendele on tagatud kontaktõppe ja need lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, neid me korduvtestime ja Terviseameti statistika näitab seda, et koolikeskkonnas lähikontaktsete testimine näitab, et 4,1% nendest on andnud positiivse testitulemuse. Kui me vaatame üldiselt testimist, siis täna hommikul oli meil üle 15% üldiselt testimise tulemustest positiivsed. See kinnitab seda, et mida ka teiste riikide praktika näitab, et koolikeskkonna lähikontaktsed nakatuvad harvem kui üldiselt. Meil on tänase seisuga 12-15 aastastest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 45,5% ja 16-17 aastastest 60,86%. Kui noortel inimestel avanes võimalus vaktsineerida, siis seda kasutati hästi aktiivselt, need numbrid kasvasid meil väga kiiresti ja seda oli väga hea meel näha ja see andis ka kindlama tunde minna kooliaastale võimalikult turvaliselt vastu, sest üle 83% õpetajatest üldhariduskoolides on meil täna tegelikult vaktsineeritud. Mida me näeme, on see, et nii nagu üldine vaktsineerimistempo on aeglustunud ka noorte vaktsineerimistempo. Ma vaatan Euroopa võrdluses, siis Eesti on Euroopa võrdluses 15. kohal noorte vaktsineerituse seas. Oluliselt rohkem on noori vaktsineeritud Portugalis, Hispaanias, Taanis, Belgias, Soomes, Islandil, Norras, Prantsusmaal, Itaalias, Austrias. Austrias on küll enam-vähem sama palju kui Eestis ja meist vähem on Poolas, Lätis, Leedus, Tšehhis ja teistes, mis ma tahan öelda, on see, et on hästi oluline, et selleks, et hoida koole lahti, on oluline, et noored inimesed oleksid maksimaalselt vaktsineeritud. Need, kes saavad ennast vaktsineerida, palun vaktsineerime, et koolid saaksid olla turvaliselt avatud. Kui te tahate, et teie laps saaks käia rahuliku südamega huviringides ja kontaktõppes, siis tehke need vaktsiinid ära. Täna ma küsisin ka Irja Lutsari käest, et kas meil on teada olulisi kõrvalnähte noorte vaktsineerimises. Meil ei ole neid väga teada, et kui ma siin ütlesin teile, et meil on 937 last koolikolletes nakatunud, need lapsed põevad seda haigust, nad on koolist eemal, siis vaktsineerimise tõttu teadaolevalt oli eemal eelmisel nädalal 3 last kuni 3 päeva. Et ei tundnud ennast pärast vaktsineerimist hästi. Et kui me vaatame seda, millised tulemused olid meil kevadise distantsõppe perioodil, siis need on väga sügavad. Me ei taha minna tagasi distantsõppele. Sellel olid väga tõsised tagajärjed. Me nägime põhikooli lõpueksamitest, et protsentuaalselt tulemused olid oluliselt madalamad kui enne COVID-i aega. Me sel aastal investeerime õpilünkade tasandamisse kokku 13,5 miljonit, 7,5 miljonit õpihuvilaagrite jaoks ja 6 miljonit konkreetselt koolidele õpilünkade tasandamiseks. Me oleme teinud valitsuses otsused järgmine aasta õpilünkade tasandamiseks 12 miljonit eurot. See on see tulemus, et me pidime panema koolid kinni. Et püüame nii, et ei pane. Nüüd annan sõna keskkonnaminister Tõnis Möldrile, palun. Aitäh, tere ka minu poolt, et kui eelnevad kõnelejad rääkisid koroonakriisist, siis kindlasti see on valitsuse üks prioriteet ja me pingutame üheskoos selle nimel, et siin tõesti teha paremaid tulemusi. Aga ma räägiksin ühest teisest olukorrast ja teemast, millest me oleme ka valitsustasandil päris pikalt arutanud ja alles eile õhtul rääkisime väga pikalt. See puudutab energiakandjate hinnatõusu leevendamist. Siin on valitsustasemel saavutatud päris suured kokkulepped ja edasiminekud minu meelest ja selle eest ka tänu kõigile partneritele ja pingutajatele. Üks asi, mida me kindlasti veel ka pärast lõunat kabinetis arutame, on detailid, milles meil on mõningaid lahtiseid otsi, aga sellised üldised põhimõtted on täna kokku lepitud ja siit on hea edasi minna.
ma arvan, et esimene pool, mis räägib kogu hinnatõusus tekkinud nii-öelda paketi leevendamisest, seda otsustas valitsus juba tegelikult mõned nädalad tagasi. Ma arvan, et see otsus, et me hoidsime ära elektri, diisli, gaasi ja kütteõli aktsiiside määra tõusu ehk me külmutasime selle tänasele tasemele. Ma arvan, et tänaste hinnatõusude juures, kui veel oleks siia lisandunud aktsiisitõus, see oleks olnud väga valus kõikidele tarbijatele, nii et see esimene pakett, et me otsustasime kogu aktsiiside hulga ära külmutada, oli, ma arvan, esimene hinnaleevendusmõju. Nüüd teine pool, milles me oleme kokku leppinud, on see, et me läheme väikese sissetulekuga peredele siis hüvitama toasooja, elektri, gaasi kulusid. See tähendab seda, et hetkel on see paketi mõte olnud selline, et me teeme seda osalisel määral tagasiulatuvalt, ehk ta võiks olla alates käesoleva aasta suvest. Mis need täpsed kuud on veel lahtised, aga siin me vajab natukene detailide arutamist. Loogika on siis täna selles, et me nii toasooja, elektri kui ka gaasi puhul vaatame üle konkreetsed paketid selles mõttes, et me diferentseerime seda niimoodi, et tuues nüüd elektri puhul konkreetsema näite, et juhul kui elektri hind läheb üle 60 euro megavatt-tunni kohta, siis seda ülemineku osa hakatakse kompenseerima koefitsiendiga näiteks 0,7. Ja selliseid samasuguseid arvutuskäike me tahaksime teha nii toasooja kui ka gaasi kohta, et inimestel siis tekiks õigus tõesti läbi kohalike omavalitsuste seda toetust saada. See peaks siis tähendama kuskil ligemale 70 000 leibkonda, keda see puudutab ja kellel oleks siis võimalus läbi kohalike omavalitsuste sellist toetusmeedet saada. Rahalise katteallika poolelt me oleme siis näinud ette, et see on see koht, kus me kasutame siis ülelaekunud CO2 vahendeid. Täna on seda ülelaekunud CO2 vahendit, mida siis saab selleks kasutada kuskil üle 30 miljoni euro ja me näeme, et see pakett katab või see meie maht katab selle paketi vajaduse ära. Ja tegelikult veel kord see puudutab nii toasooja, elektrit, gaasi, nii et kõik need komponendid saavad olema kaetud ja minu meelest see on päris oluline edasiminek. Nüüd teine koht, mida me eile otsustasime, on kõigile elektritarbijatele võrgutasu poole võrra alandamine alates oktoobrist kuni järgmise aasta märtsini. Selle paketi maht täna, see hinnang rahalises mõttes on väga varieeruv, see suurusjärk jääb sinna kuskile 60–80 miljoni kanti. Ma arvan siin, et detailid saavad veel täpsustatud, kuidas see süsteem täpsemalt toimima hakkab. Eile oli meil ka Konkurentsiametiga sellel teemal põgus vestlus. Konkurentsiamet ütleb, et sellisel juhul, kui riik ei võta seda raha tarbijatelt, vaid kompenseerib selle ise siis nii-öelda selle puudu oleva poole osast, siis tegelikult siin ta sellist turumoonutust ei näe, kui me seda teeme kõigile võrguettevõtetele, nii et see ei saaks olema meile takistuseks. Ma loodan, et siin me suudame sellega nii-öelda kiirkorras edasi liikuda. Mõningad detaile on vaja siin võib-olla täpsustada, aga see võiks siis tõesti juba kehtida nii-öelda novembri arvetes see koht, et siis tõesti võrgutasudest poole võrra oleks kõikidele tarbijatele tehtud hinnaalandus. See puudutab nii ettevõtjaid kui ka siis eratarbijaid. Ja kolmas plokk, mida me ka arutasime, kus osas meil täna edasiminekuid ei ole, ma arvan, et me tuleme lähinädalatel selle teema juurde tagasi, on käibemaksu langetamine. Kui me vaatasime eilseid Euroopa Komisjoniga soovitusi, siis üks soovituste osa oli tõesti see, et elektrikandjatel kiirkorras käibemaksu alandamist teha. Me ise näeme, et siseriiklikult selle rakendamine võtab kauem aega kui näiteks võrgutasude nii-öelda kompenseerimine osaliselt. Aga siiski see teema võib tulla lähinädalatel uuesti lauale ja siin meil veel teatud kokkuleppeid ei ole, aga ka see on üks võimalus veel täiendavalt kogu seda energiakandjate hinnatõusu leevendada. Et me saame kindlasti aru, et riik teeb siit omalt poolt maksimumi, aga see olukord maailmaturul, mis puudutab elektri hinna, gaasi hinna tõusu, toasooja hinna tõusu on olnud üpris keeruline, päris ootamatu ja väga suures mahus ja me näeme, et tegelikult suurem kütteperiood, suurem elektritarbimise periood jääb veel nii-öelda järgnevatesse kuudesse, kus hakkab Eestis kütteperiood pihta. Nõudlus taastuvenergia järgi on väga suur, see defitsiit on ka väga suur, mis tähendab seda, et see hinnatase suure tõenäosusega järgnevatel kuudel pigem ei alane, vaid jääb samale tasemele või siis tõuseb. Siis üks teema, millest ma veel tahtsin põgusalt rääkida, mis võib-olla ei ole nii põletav teema, aga siiski ma arvan Keskkonnaministeeriumi vaates oluline on see, et meil olid selle nädala alguses Luksemburgis kalandusläbirääkimised ja me saavutasime kokkulepped just nimelt järgmise aasta Eesti kvootide osas. Ma arvan, meie kalandussektorile oli see väga oluline kokkulepe, et me selle saavutasime.
aus vastus on see, et isiklikult ma pean ütlema, et see kogemus oli väga silmeavardav. Läbirääkimised kestsid 25 tundi järjest, olid päris kurnavad läbirääkimised, aga siiski see kokkulepe Euroopa tasemel saavutati. Mis on meie jaoks, ma arvan, oluline ja positiivne sõnus on see, et Liivi lahe räimekvoodi osas me saavutasime 21% tõusu, mis tähendab siis seda, et kokku on meil ligemale 22 tonni räimekvooti. Samal ajal tuleb arvestada, et avaosa räimekvoot väheneb meil kuskil 45% võrra. Siin oli komisjonil muidugi oluliselt karmim ettepanek, sest tõesti avaosa räimevaru seisund ei ole nii hea. Seal oli nende ettepanek 56% vähendamist. Me ütlesime, et selline drastiline vähendamine on kindlasti meie jaoks nii-öelda mitte lubadav ja siis me tulime siit kuskile kokkuleppele 45% peale, mis tähendab, et meie varu väheneb kuskil 6000 tonni võrra. Ja mis puudutab nüüd kiluvaru, siis kiluvaru puhul me saavutasime ka 13% tõusu võrreldes käesoleva aastaga ja kokku on see siis 29 000 tonni. Lisaks siis saavutasime ka lõhekvoodis Soome lahe osas 6% tõusu, nii et mulle tundub, et need sõnumid meie kalandussektorile, traalisektorile, rannapüügisektorile on täna, ma arvan, pigem positiivse noodiga, sest õhtune bilanss võrreldes käesoleva aastaga on ikkagi positiivses noodis ja me saavutasime ikkagi ligemale 6% tõusu võrreldes käesoleva aastaga, nii et see on üks positiivne sõnum, ma arvan, kogu kalandussektorile, nii et see on hetkel ka lühidalt minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, peame vabandama, meil oli YouTube'i otseülekandes vahepeal heliline katkestus, aga heli on tagasi nüüd. Nüüd on ajakirjanikel võimalik esitada küsimusi, öelge palun oma nimi, väljaanne, kellelt te küsimust küsida soovite ja küsime ka läbi mikrofoni, võtan esimese siit. Meinar Pulk Postimeest, et küsimus peaministrile ja tervise- ja tööministrile. Et te mainisite, et 13–15% on need, kes on selgelt vaktsiinivastased. Et oskate öelda, et kas see number on ajas kasvanud või kahanenud ehk mis mõju on olnud vaktsiinivastaste kampaanial sellele numbrile? Ma ei tea, võib-olla terviseminister oskab selle täpsemalt vastata, sest et meie oleme teinud ühe sellise suure uuringu. See uuring oli siis just ka koostöös käitumisteadlastega, Tartu Ülikooli käitumisteadlastega, et seal tulid välja selged grupid, et inimesed siis ka eestlaste, mitte-eestlaste seas, siis kes on täiesti vaktsineerimisvastased, et igal juhul ükskõik, mis sa teed, kuidas veenad, milliseid meetmeid teed, ei pane teda vaktsineerima. Ja siis see oli see kuni 15%, aga ja siis need 12 gruppi, mis olid meie fookuses, olid just need, kes kõhklevad, kes arvavad, et pigem ei või pigem jaa. Ja sealt, et mis on nende põhilised murekohad. Esimene põhjendus, mida inimesed tõid, oli see, et kardan kõrvalmõjusid. Seetõttu me tegimegi juba 6 aega tagasi kõik need meetmed, et arstid, meditsiinitudengid saaksid rääkida inimestega, neid hirme maha võtta, selgitada, vastata küsimustele. Ja teine siis põhjendus, mis oli see, et vaktsiinid ei aita niikuinii. Aga ma ei tea, kas sa oskad vastata, kas see on ajas suurenenud, vähenenud, kuidas sellega on? Ja aitäh, et võtame aluseks võib-olla kõige lihtsam võrdlus, et enne kui vaktsineerimist alustasime, tegi Sotsiaalministeerium tihti neid uuringuid. Novembrikuus 2020 uuringute põhjal ütles 59%, et on valmis ennast COVID-19 vastu vaktsineerima. See on täiskasvanud arvestus, tegelikult me teame, et meil on tänaseks vaktsineerinud umbes 67,8%. Ehk tegelikult on neidest, kes toona lubasid vaktsineerida, vaktsineerinud tänaseks rohkem, eks osa neist olid toona rühmas, kus oli täpsemalt siis 17% inimesi, kes ütlesid, et ei oska seisukohta võtta. Ehk see 17% võib olla täna on umbes sama suur tegelikult, et osa nendest inimestest on liikunud ilmselt vaktsineeritud arvestusse ja omakorda oleme suutnud veenda neid kõhklejaid tegelikult ringi, sest tol hetkel, novembrikuu, ütles 24%, et ei vaktsineeriks ennast COVID-19 vastu. 24%. Sealhulgas 15% ütlesid, et ei usalda neid konkreetseid COVID-19 vaktsiine, 6% ei näinud seda vajadust ja 3% oli see, kes ütles, et on igasuguse vaktsineerimise vastu.
ehk kordan numbrid üle, toona ütles 59% valmis vaktsineerima, 17% oli nii-öelda kahe vahel ja 24% oli vastu. Et praegu olukord on tegelikult paranenud, 2/3 on vaktsineerinud, võib öelda 10-15% on neid veel, kelle puhul me tööd teeme, kes on need kõhklejad ja umbes sama suur osakaal on siis neid, kes on vastased ja loomulikult heas mõttes kutsume kõiki skeptikuid liikuma sinna kõhklevate kasti ja kõhklevaid liikuma vaktsineerimise kasti, siis tuleme kõik koos kiiremini pandeemiast välja. Haridus-teadusminister soovis ka täiendada. Jah, enne kooliaasta algust me tegime koostöös Riigikantseleiga uuringuga lapsevanemate seas ja sealt tuli välja, et 65% lapsevanemaid ütles, et nad on valmis oma last vaktsineerima selleks, et saaks hoida koole avatuna. Ja nagu ma ütlesin, täna on siis olukord selline, et 12-15-aastastest on 45,5% lastest vaktsineeritud ja 16-17-aastastest 60,86%, et iseenesest me ei ole ka jõudnud kõigi nende lapsevanemateni, kes on nagu näidanud valmisolekut oma lapsi vaktsineerida. Võtame järgmise küsimuse. Urmas Jaagant, Äripäevast. Kui vaadata nüüd valitsuse ees olevat kahte sellist suurt probleemipundart, mis üks puudutab vaktsineerimist ja teine seda elektri hinda, arvestades seda, et mõlema puhul on kõik meetmed on väga kulukad, siis küsimus oleks peaministrile, et millal valitsus teeb lisaeelarve ja kui ei tee, siis kuidas need kulud kaetakse? Aitäh. Ja aitäh. Selle vaktsineerimiskuluga me oleme juba arvestanud, ka testimiskuluga oleme arvestanud praeguses riigieelarves, sellepärast, et kui me riigieelarvet tegime, siis me ka ei prognoosinud, et see viirus kuhugi kaob. Nii et need numbrid Tanel sa üle täpsustada, kui palju me selleks tegelikult raha ette näeme, kui ma õigesti mäletan, oli see ligi 40 miljonit vist, aga saad täpsustada, ma praegu peast ütlen. Mis puudutab nüüd elektri hinda, siis need meetmed, see põhiline arutluskoht on CO2 kvoodid, kuna CO2 kvoodi hind on nii palju kallimaks läinud, et ta on tõusnud 30 eurolt, on tõusnud 60 eurole, siis sellest tulenevalt tuleb ka ülelaekumine ja laekub ligi üle 30 miljoni rohkem siis seda kvoodiraha ja seda kvoodiraha siis saaks kasutada just tarbijate aitamiseks. Täpsustav küsimus? Ja ma korra täpsustan, ma ei pidanud silmas neid vaktsineerimiskulusid, ma pigem pidasin ikkagi silmas kulusid, mis tuleb kõikide nende motivatsioonipakettide peale vaktsineerimise puhul ja võimalike, kui tulevad mingid piirangud nende kahjude mingisugusel kompenseerimisele, ühesõnaga erakorralised kulud, mida ei ole varem planeeritud. Ja kui me need erakorralised kulud selliselt otsustame ja neid valitsuse reservist katta ei saa, siis me loomulikult peame tegema lisaeelarve, aga praeguse seisuga me seda tegemas hetkel ei ole, sest et me ei ole veel seal maal. Võtame järgmise küsimuse. Tohib, ma täpsustan ka. Et mis puutub COVID-19 vastaseid kulusid, siis järgmisel aastal on arvestatud suurusjärgus 100 miljoni euroga, mis puudutab erinevaid tegevusi, vaktsineerimist, testimist, haiguspäevade hüvitamist. Täiendavalt tegelikult haigekassa maksab paljusid kulusid ju enda baaseelarvest, näiteks isikukaitsevahendite suurem kasutus, näiteks ka üleüldine tervishoiuteenuse tagamine, mis puudutab ka COVID-19 patsiente. Ning lisaks valitsuse poolt antud lisarahaga oleme tegelikult täna maksmas jätkuvalt 1,5-kordset palka COVID-19 osakondades töötavatele inimestele ja seda kindlasti võimalusel pikendame, jätkame ka edaspidi, kuniks see pandeemia kestab. Mis puudutab neid lisamotivatsiooni mehhanisme, siis me arutame tõesti täna kabineti pärastlõunase osas, millised võimalused siin on. Mis puudutab terviseasutustele täiendavate motivatsioonivõimaluste loomist, neid oleme järjest teinud tegelikult haigekassa eelarvest ja võib öelda, et haigekassa eelarve on võimaldanud seda tänu kõrgemale sotsiaalmaksu laekumisele, kuna ravikindlustuste eelarve on olnud selle võrra kõrgem ja oleme varasemalt eraldanud ka valitsuse poolt nende tegevustoetus COVID-19 lisaraha, siis terviseminister on mul hea kinnitada küll, et COVID-19 seotud tegevused tervisevaldkonnas ei ole jäänud ei selle ega eelmise valitsuse ajal kordagi raha taha või raha tõttu tegemata, vaid me oleme seda ressurssi sinna suunanud ja vajadusel suuname veel. Aitäh. Me järgmise küsimuse. Elu mõttes Lepik, Kanal 2 küsimus Tanel Kiigele, et siis kui sügis algas, siis püstitati uus eesmärk, et oktoobri lõpuks võiks täisvaktsineeritus täiskasvanud elanikkonna seas olla 70%. Kuidas te hindate, kas see oktoobri lõpuks täitub, kui optimistlikud
seda peate. Ja teine küsimus, et need tõhustusdoosid, kas praegu näiteks 85-aastane vanaproua, kes sai jaanuaris-veebruaris oma vaktsiinid kätte, võib astuda sisse ükskõik millisesse keskusesse ja saada sealt oma 3. doosi või mitte? Aitäh. Vaktsineerimise puhul me need eesmärgid seadsime kõik pikalt ette juba. Ehk nii selle, kui me soovime, et oleks need ühe doosiga kaetud 70%, kui selle, millal me soovime, et tõesti oktoobri lõpp, et 70% täiskasvanutest täis vaktsineeris lõpetanud, ka eakate seas on eraldi mõõdik ja veel 16-17 vanusrühmas, mis kõik on ka vaktsineerimise plaanis. Ehk selle mõttes see pole sügisene uus mõõdik, vaid see on järgmine vahe-eesmärk, mille me oleme endale seadnud. See, kas me saavutame, sõltub loomulikult elanike enda motivatsioonist ja sõltub tervisevaldkonna tegevusest ja tervisevaldkond tõesti pingutab igapäevaselt, tuhanded inimesed, tervisetöötajad selle nimel, et seda hõlmatust tõsta nii mobiilsetes üksustes, perearstikeskustes, haiglates, töökohtades, kõikvõimalikes tervishoiu- sotsiaalvaldkonnaga haridusasutustes üle riigi. Ja minu üleskutse jätkuv on inimestele, et see eesmärk ei ole mitte Tanel Kiigi eesmärk, vaid see on meie kõigi eesmärk ja meie kõigi huvi, et me selle saavutaksime ja sealt ka edasi liiguksime. Siis oli teine küsimuse pool oli tõhustusdooside kohta. Ja, et tõhustusdooside puhul on nii, et me oleme saatnud terviseasutustele juhendid, suunised välja, mis on need võimalused, mis on need kriteeriumid, mille alusel neid pakutakse. Eakate puhul on esmaseks kontaktist perearstikeskus, perearst, pereõde, kellele on saadetud COVID-19 vastu vaktsiine, lisaks ka gripivaktsiinid sel nädalal on järjest laiali läinud, et on võimalik korraga saada sellel teie poolt nimetatud eakal isegi 2 vaktsiini, kaitsta ennast tasuta gripi vastu ja kaitsta ennast täiendavalt COVID-19 haiguse vastu. Ja selles valguses on mõistlikum minna perearstikeskusesse, kuna seal on tal võimalik saada tõesti need mõlemad süstid ühe korraga tehtud ja soovi korral ka tervisenõu. Aga kui ta tuleb mõnda muusse terviseasutusse, siis suunis on tõesti, et kõik, kes kriteeriumitele vastavad, need ka ära vaktsineeritakse. Ehk neid COVID-19 vastaseid vaktsiine tehakse üle riigi 10 punktides. Eaka puhul on mõistlik läbi perearstikeskuse teha, aga kui talle mingil põhjusel on mingi keskus lähem või haigla lähem, siis talle võimalik saada see tõhustusdoos ka seal. Mis see kriteerium on, kes saavad minna praegu kohe? Jaa, nii 65+ immuunpuudulikkusega inimesed, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad ja haridustöötajad, kõik saavad minna 6 kuu möödudes esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. Ja Eesti riik on üsna liberaalne, et me oleme otsustanud, et 8 kuu möödudes on see soovi korral võimalik ka kõigile teistele elanikele. Et valdavas Euroopa Liidu riike täna tõhustusdoose tegelikult laiemale elanikkonnale ei paku ja neid otsuseid teinud ei ole. Meil oli just teisipäeval ka terviseministrite nõupidamine sel teemal, et väga mitmed riigid alles ootavad siin andmed ja infot. Aga ma arvan, see Eesti otsus ei ole mitte ainult liberaalne, vaid on ka selles vaates mõistlik, et meie COVID-19 nüüd olukord ongi erinev ja see tõhustusdooside võimaldamine nende laiemale ringile, mitte ainult riskirühmadele, eesliinitöötajatele, vaid ka teistele pärast 8 kuu möödumist kuurist on põhjendatud ja kindlasti soovitan ka seda võimalust inimestel kasutada. Oleme selleks taganud ka piisavad vaktsiinivarusid. Praegu seda tehakse Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga, mida on Eestis riigis hetkel juba piisavalt saada. Ja alates detsembrist peaks hakkama tulema uue lepingu järgsed tarned, mida kokku on soetatud 3 aasta peale 2,6 miljonit lisadoosi. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Tere, Leen Delfist. Mul on küsimus peaministrile ja tervise- ja tööministrile. Et täna olete kõik öelnud ka, et meil on väga kõrge riskitase, koroonariskitase Eestis. Ja valitsus on selleks tegelikult ju ka loonud valge raamatu, kus on väga selged juhised, mis me praegu peaksime siis kõik järgima hakkama. Kuid näiteks, et me peame kõik maske kandma, kõik peaksid kodukontorites olema, aga millegipärast seda ei ole kommunikeeritud ja kas valitsus ise ei arva, et enam peaks neid reegleid järgima? Ja aitäh. Valge raamatu me lõime siis, kui ei olnud vaktsineerituid veel üldse ja seetõttu, kui me istusime maas nende ettevõtjate organisatsioonidega, keda see valge raamat ka väga selgelt puudutab, siis oli palve, et see arvestatakse või vaadatakse ümber selles võtmes, et meil on nüüd vaktsineeritud ka. Mis on olnud see
siis, mis oli valge raamatu mõte? Valge raamatu mõte oli see, et mitte riik ja valitsus ei peaks pidevalt neid piiranguid kehtestama, vaid sektorid võtavad ise need meetmed kasutusele. Aga siin on tekkinud see, et keegi ei taha teha ebapopulaarseid otsuseid, et keegi ei taha öelda, et meil siin peavad olema maskid, seepärast, et me oleme nii kokku leppinud ja et tehke valitsus, las valitsus teeb selle, et siis kõik see pahameel tuleb meie kaela ja arusaadavalt ka, sest mida ütlevad need sektori esindajad on see, et nende organisatsiooni kuuluvad teatud ettevõtted, aga kes samamoodi konkureerivad selles valdkonnas, võtame näiteks toitlustusasutused, siis nemad siis justkui neid nõudeid ei täida ja panevad siis selle teised halvemasse olukorda. Nii et kõik need soovitused endiselt kehtivad. Distantsi hoidmine, kui võimalik, minna kodutööle, aga mis on ka siis selline põhiline nagu alusprintsiip olnud selle kriisi puhul, et enamus on pidanud ennast piirama vähemuse kaitseks ja enamus, näiteks kui me tegime enamus siis, kes on käitunud vastutustundlikult, kes on neid meetmeid järginud, kes on ennast vaktsineerinud. Kui me tegime siis kohustuse, et ühistranspordis, kirikutes, poodides tuleb kanda maski, siis tohutu pahameel. Siiamaani ma saan neid kirju, et me oleme vaktsineeritud, et miks te meid ikkagi nende nõuetega kiusate. Ma eelmine esmaspäev käisin Soomes, siis mulle ütles seal ka öeldi, et erinevus Soome ja Eesti vahel on see, et soomlased kuulavad oma valitsuse soovitusi kui reegleid, aga eestlased kuulavad oma valitsuse reegleid kui soovitusi. Et sellega meil ühesõnaga me valge raamatuga tegeleme edasi, nende ettevõtjatega tegeleme edasi, et siis erinevates kohtades ka neid samme järgitaks, aga siis ja natuke mugandame siis seda ka, aga selleks on vaja, et kõik teevad ka koostööd. Kas on veel küsimusi? Ka vist, jah. Peaminister rääkis tegelikult põhiosas selle ära ja ma jälle kordan ennast, vabandan selle eest, aga kordamine on tarkuse ema, et kõik, mis me oleme kokku leppinud, need reeglid, need normid, need kontrollimeetmed ongi see miinimumpakett, mida igaüks peab täitma ja lisaks sellele alati on mõistlik ja soovituslik teha rohkem ehk et hoiduda tõesti üleliigsetest kontaktidest, kanda maske rahvarohketes kohtades, on ta siis COVID-tõendiga, mitte COVID-tõendiga tegevus ja ürituse formaat ja loomulikult kõik sellised lisasammud on hästi teretulnud ja paljud erasektori teenuse osutajad on ka seda teinud, nad teevad ka näiteks helireklaame, kutsuvad üles inimesi vaktsineerima, juhivad tähelepanu nakkusohutuse reeglite nõuetele ehk töötavad siin tegelikult kaasa. Ma tänan kõiki neid ettevõtjaid, kes seda teevad ja kõiki neid inimesi, kes seda teevad ja oleme päris ausad, kui kogu elanikkond ja kõik ettevõtjad sama vastutustundlikult suhtuksid, kui võib-olla valdav osa seda teeb, siis me tuleksime sellest kriisist loetud nädalatega välja. Aitäh. Saame veel ühe küsimuse. Urmas Jagant Äripäevast veel kord. Ütlesite, proua peaminister, et need menetlused, järelevalve kasvab, et selle justkui leppisite kokku, aga sooviks ikkagi need detaile, et mismoodi see siis välja nägema hakkab, et kas need, ma ei tea, patrulle, kes siis käivad nendes asutustes, saab olema rohkem, kas need jooksevad läbi rohkem asutusi, kas neid soovitatakse järgida kuidagi kurjemal hääletoonil, mismoodi see olema hakkab täpselt, mida te kokku leppisite, aitäh? Jaa. Kui praegu Terviseamet ja Politsei- ja Piirivalveamet on olid kokku leppinud siis selles, et eelkõige kontrollitakse näiteks maski kandmise kohustust ja COVID-i tõendite siis olemasolu, siis nüüd see fookus läheb pigem sinna, et meil on need kohad, kes siis peaksid vaatama, et sinna ei satuks inimesi, kes seda haigust kannavad. Ehk siis
ja kui siiamaani on olnud see tõesti need vestlused, siis nüüd peaks ta ikkagi minema nii, et see järelevalve on siis sihitum, küll väiksema-arvulisem selles mõttes, et näiteks tuleb üks päev politseinik ütleb, et ma vaatan, ma siin restoranis olen, vaatan, et näiteks, et te ei kontrolli neid tõendeid, et vabandust, et te peate neid kontrollima. Ja siis järgmine kord tullakse tagasi ja endiselt ei kontrollita, et siis juba astutakse nagu järgmiseid samme, et see ei ole nagu mingid suured patrullid, vaid pigem siis üksikud inimesed, kes käivad monitoorimas ja siis, kui tõesti ei kohaldata. Lisaks sotsiaalmeedias kõik need, kes ise on väga uhkeldanud sellega, et meie ei kontrolli ja me neid reegleid ei järgi, siis nende osas siis konkreetsed menetlused. Mida Politsei- ja Piirivalveamet veel hakkab tegema, on see, et süstemaatiliselt, et näiteks antakse siis hommikul ka teada, et täna kontrollime tõendeid või nõuete täitmist, kontrollime näiteks, ma ei tea, Kohtla-Järvel, just selleks, et tegelikult asi ei ole ju karistamises, ega me ei soovi karistada, vaid me tegelikult soovime seda, et inimesed, ettevõtted neid reegleid kohaldaksid ja katsuksid siis tegelikult seda nakkushaiguse levikut niimoodi piirata. Et mul ei ole neid slaide praegu siin ees, aga mõte on jah selles, et tegelikult fokusseerida siis nendele, kes tõesti mitte kogemata, vaid süstemaatiliselt rikuvad. Tervise- ja tööminister soovib täiendada. Ja nii nagu ikka Eesti riigis on kõik suured kriisid on laiapindse lahendamisega ja siin ma kutsun kõiki Eesti elanikke üles andma oma panuse, et kui me näeme, et on mingi koht, mis neid reegleid ignoreerib, seda kuulutab, esiteks andke sellest teada Terviseametile, andke sellest teada PPA-le ja teiseks, mis on võib-olla veelgi efektiivsem, eirake selliseid kohti. Ehk et kui kuskil on mingisugune restoran või toiduasutus või mis tahes muu valdkonna ettevõte, mis teatab, et tema COVID-reeglitest ei hooli, siis see peaks inimese jaoks võrduma samaga, kui näiteks toitlustusasutus peatab üles uhkelt, et meie desovahendeid ei kasuta, meie nõusid ei pese, meie hügieenireegleid eirame, tulge kliendiks. No ei lähe, eks ole. Täpselt sama loogika peaks siin olema, et ei ole põhjust minna sinna kohtadesse, kus teadlikult ignoreeritakse viiruse kõrge leviku tingimustes neid erinevaid kontrollireegleid nende inimeste enda, klientide, töötajate nakkusohutuse tagamiseks. Ja kui inimesed siin ei lähe, siis küllap need asutused ka ise hakkavad oma järeldusi tegema, et lisaks PPA ja Terviseameti järelevalvele on väga suur roll enda käitumine klientidena ja enda käitumine nendes asutustes, käimine või mitte käimine. Sellega on praegu pressikonverents lõppenud. Tagame selle, et otseülekannet saaks järelvaates vaadata täismahus ja palun teeme intervjuusid võimalikult hajutades.